Ja loomulikult peate ümber Sakupoi tiiru ära tegema selleks, et kokkige saada. Ja veel teile väikselt priisiks visatakse kaardilappestega sakukaste, mis võtke kaasa ja finišis võlastage need väikese esma märjukese vastu. Viimane tunnetajad on taas tüttamas. Kuume juba siin stardiplatsi rohkem. Paistab, et sõjakooli meeskond on võtnud esimene ja teise positsiooni. Nemad on ju vanemad tegijad, kes on siin ka varem võistelnud ja spordiauhinna peal väljas. Või olete ja natukene naljatund tegema? Sõna on julged, kujujad on vette tulnud. Ei löödeta neid sarale 25-kraadine vesi. Vesi on piisavalt soe, et siit ujuda ja sakukaste endaga kaasa võtta, sest need on ju teile auhinnaks. Ja otse loomulikult ärge unustage ka teisi sõpru Ritsimas. Sõjakooli meeskond on esimene. Tundub, et läbisid korralikult ka Sakupoi. Peatselt näeme, kas läbivad ka Kollasepoi. Ja siis on näha, kas nad suudavad ka lõpuni korralikult välja tulla. Aga kõik võistlejad kindlasti ületage see Sakupoi ülemine piir ka, sest seal pannakse teid kirja. Ja levitage kindlasti ka Žurile, kes on meil kaardile peal. Ja hindab kindlasti parimaid ja meeldivaid võistlejaid. Ja loomulikult, sõbrad, võistlejad, pritsige neid kodanikke, kes on tulnud pealt vaatama. Ehk siis siin Raekoja poolses ääres on palju pealtvaatajaid ja nemadki tahavad ju tunda, kuidas maitseb see hea ja soe emaneid vesi. Ei ole mitte lihtne see maaliralli. Aastad on näidanud, et ülespoole voolu minek on parajalt keeruline. Oleks pidanud eelnevalt tööd tegema ja siin proovimas käima. Aga on palju neid, kes on tulnud otse just kas siis Karsumilt või kuskilt mujalt siia maalirallile. Tähtis on ju tegelikult osavalt, mitte alati võib. Endal peab lõpus olema. Ja olen siin sama stardiplatvormi juures. Siin on võistkond 18 pluss ja James Rees. Ma kõik viimased 10 minutit mõnusid üle koha peal. Pressivad minna. Ja baas on ehitatud meil plastikpudelitest. See on väga keskkonnasõbralik. Väga hea. Nagu näha, siis Kaarsile on toimumas väga suur veesõda. Kes veel tahab natukene ennast või siis teisi märjaks kaasta, olge head ühinege nende veesõdalistega. Kas meil on veel sakukaste, mida vette visata ja priisideks jagada sõpradele, kes on täna tulnud siia vee peale natukene hullama? Nii, ja esimesed võistkonnad hakkavad finišeerima. Sõjakoolil on Päris, Karm, Kompani, Sabas. Ja võitja on see võistkond, kes saab kõige kiiremini Atlantiseid trepist ülesse. Sealt on näha võistkond number 48, milleks on Sõjakool. Ärge unustage ka Saku kaste korjamast, sest need toovad teile finišis natukene kesvamärjukest, et tulevikus rohkem rammu oleks. Aga tundub, et teie Sõjakooli võistkond on hakanud lõpetama. Kuidas on, kas juba võib passi maa peale tinima hakata? Ja esimest on juba maa pees. Tundub, et teine Sõjakooli võistkond on kuidagi taapoole jäänud. Teine võistkond on finišeerimas 1 minuti muna. Ja ikka, kes Sõjakoole valus.
järjekordselt kõige kiirem sõjakondi meeskond. Kadut teod välja panna meie enda Sakulihast. Nemad oleks kindlasti näidanud ka väga head aega. Aga lähme vaatame ka allpoi juures, mis seal toimub. Kas seal on ka veesõda või võetakse seal natukene rahulikumalt? Esimese võistkonna kohal võistkond on informatsioonis, et ootame kõik ilusasti ära ja siis läheb supermaad. Ja nagu siin allpool on näha, siis on ka räniranud päris kaugele jõudnud. Ei ole ma küll kindel, kas nad on üleval Sakupoi juures käinud, võib-olla on siin Kolmepoi juures käinud, aga mine tea, võib-olla on nende ramm olnud nii suur, et on mõlemad poid suutnud läbida. Ja näeme ka Swedbanki esinduspaati, kes kohe on finišeerinud. Ja loomulikult kõik pealtvaatajad elavad korralikult võistlejatele kaasa. Ja kohale on jõudnud ka sõjakooli teine võistkond. Aplaus! Esimene pool võistkond on kirjas. Kohe siis neljandana on ilmselt saabumas ka Swedbanki meeskond. Kui palju nendel kulub aega, et see finišijoon ületada? Endiselt hinnatakse Kaarsilast alla Saku kaste, mis kindlasti tuleb kaasa võtta ja finišisse Saku vastu välja vahetada. Tundub, et kastid on väga hinnas, hüpatakse